Ma tegin selle video tänu sellele, et mul seda Patreonis paluti. Kui soovid ka mingit videot tellida, siis mine hakka Patreonis liikmeks. Lisaks leiad sealt kõik minu videod enne, kui nad kunagi üldse YouTube'i jõuavad. Lahendan Tartu Ülikooli füüsika sisseastumiseksami 16. ülesannet ja küsitakse, kui suur jõud mõjub kehale laenguga 20 mikrokulonit elektriväljas, mille tugevus on 3000 kilovatti meetri kohta siis. Ja selleks meil on kõigepealt vaja mingit valemit, vaatame, kus meil on elektriväli, jõud ja laeng. Nii, E võrdub F jagatud Q-ga. Nii, E võrdub F jagatud Q-ga. Ehk siis E on meil siis elektrivälja tugevus, F on meil jõud ja Q on siis see laeng. Ja nüüd, kuna meil on mikrokulonid ja siis samal ajal meil on see elektrivälja tugevus on kilovatti, siis meil on vaja need ära teisendada. Ehk siis meil on ju Q on 20 mikrokulonit. See on sama, mis 20 korrutada 10 miinus 6 kulonit on sama, mis on 2 korrutada 10 miinus 5 kulonit. Ja siis elektrivälja tugevus meil on 3000 või 300 tähendab kilovatti meetriga jagatud, mis on 300 korrutada 10 kolmandas vatti meetri kohta on 3 korrutada 10 viiendas vatti meetri kohta. Ja siis nüüd on lihtsalt arvutamine, on ju. Ehk siis meil on, siit me saame teisendada niimoodi, et me saame jõu, on ju. Siis meil on ju E korrutada Q. Ja siis on lihtsalt korrutamine. Meil on 2 korrutada 10 miinus viiendas, korrutada 3 korrutada 10 viiendas. Ma ühikuid praegu ei kirjuta. Nii, need taanduvad oma vahel ära, ehk siis meil on 2 korrutada 3 on 6 siis newtonit. Ehk siis me saame vastuseks C. Lahendan Tartu Ülikooli füüsika sisseastumiseksami 17. näidisülesannet. Ja siin meil on homogeenne ehk siis igalt poolt samasugune elektriväli, millel on mingi väljatugevus ja mingis punktis on potentsiaal ja sellest punktist on 20 sentimeetri kaugusel mingisugune teine potentsiaal ja me peame selle teise potentsiaali leidma. Ehk siis kõigepealt, mis andmeid me teame? Me teame, et meil on elektriväli ja elektrivälja väljatugevus on 300 volti jagatud meetrit ja mingi punkti potentsiaal on 40 volti. Ja siis me teame, et kuskil on mingi 20 sentimeetrit, see on 0,2 meetrit ja seal on mingisugune muu potentsiaal. Mida mina saaks kasutada praegu, ma vaatan siia füüsika valemi lehte, meil on vaja midagi, kus on väljatugevus, meil on potentsiaal, meil on pinge, ehk siis siin meil on ju pinge, mis on erinevad, pinges on potentsiaalide erinevus ja siis meil on elektrivälja väljatugevus, ehk saan need valemid siia praegu kirja panna, sest neid me saame siin ülesande lahendamiseks kasutada, ehk siis meil on E võrdub, mis ta oli, U jagatud D-ga, U jagatud D-ga, ehk pinge jagatud kaugusega. Ja siis meil on U on, ehk siis pinge on potentsiaalide erinevus. Võtti, ma saan need panna võrduma. Ma kõigepealt natukene muudan seda, ma teen selle niimoodi, et ta on U võrdub E jagatud D. Ja miks ma panen need võrduma on see, et ma saan selle kaudu, kui ma tean elektrivälja tugevust, ma tean seda kaugust, ma tean ühte nendest potentsiaalidest, ma saan leida teise potentsiaali selle kaudu. Ehk siis mul jääb ED võrdub esimesest potentsiaalist lahutan teise potentsiaali. Ja nüüd ma panen siia lihtsalt andmetasemele, ehk siis mul on 300 korrutada 0,2. Ma ei hakka praegu ühikuid kirjutama ja siis mul on 40 miinus siis see teine potentsiaal. Ehk siis ühele poole mul praegu jääb 60 ja teisele poole on 40 miinus siis rho ja siis mul tuleb lõpuks siit kokku
et see teine potentsiaal on -20 volti. -20 volti vastus D. Ja nüüd küsimus on see, et kas see negatiivne vastus on õige, et miks ta ei ole positiivne, et kumb ma tean, et kumb on esimene, kumb on teine. Ja siin on oluline mõista seda, et kui meil on elektriväli, siis see tõmbab positiivset laengut välja suunas. Potentsiaal kirjeldab tööd, mida väli peab tegema, et liigutada seda ühikulist laengut ühest punktist teise. Aga kui me liigume välja suunas, mis siin toimub ka, sellepärast, et siin on öeldud välja suunas me liigume, siis see tähendab, et väli ise teeb tööd ning laengu potentsiaalne energia väheneb. Ma tegin kanalile Discordi lingi leiate video kirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.